Alustame täna meie põneva väljakutse webinariga 10 põhjust, miks elada köögiviljakat elu. Köögiviljakas elu on andnud minule tagasi elujõu ja ma tahan tõmmata sind ka kaasa seda elu elama, nakatada sind selle pisikuga, et ka sinu laual oleksid mitu korda päevas köögiviljakad road, mis pakuvad sulle nii palju seda, mida su organism vajab. Kohe ma vaatan, ma olen siin hetkel Zoomis, tulen ka korraks siia rühma, et mind on ilusasti näha. Esimesed inimesed on kohale jõudnud, nii et sujub kenasti. Et mul on nii hea meel, et te olete otsustanud elavalt kaasa lüüa, teha köögiviljaroogasid, pildistada üles seda hunnitut ilu ning olete valmis rääkima oma lugu. Nagu lubatud, siis ma loosin välja 60-minutilise konsultatsiooni minuga. Lisaks sellele ma mõtlesin, et ma teen ka mõned üllatusauhinnad. Et iga foto eest, mis te olete postitanud, olete te saanud mõned punktid ja ka iga loo eest. Nii et mida rohkem sa oled postitanud, seda rohkem on sinu nime taga numbreid, seda suurem on tõenäosus, et loosiõnn naeratab sulle. Ning mida rohkem sa kaasa teed, seda rohkem sa pakud ka iseenda kehale. Ning see ongi kõige suurem eesmärk. Tere, tere! Et andke mulle siia Facebooki rühma teada, et kes sooviks olla Fortuna, kes ütleks välja need numbrid. Natukene mul vist Zoomi ja Facebooki vahel on selline väikene jõnksatus, et info jõuab kuskil 20 sekundit hiljem kohale, aga andke julgelt märku, et kes soovib olla Fortuna. Et lisaks sellele konsultatsioonile mul on üks põnev uus kursus. Nii. Margit Saare andis teada numbri 7 ja number 7 järel see on meil Merli Kuklas. Nii et palju õnne, Merli. Ma ei tea, kas sa oled praegu siin, aga Merli on väga tublisti kaasa teinud ja tema on võitnud 60-minutilise konsultatsiooni minuga. Aga nüüd ma paluks veel 3 numbrit kuni 18-ni. Ja need on need inimesed, kes saavad minu uue kursuse 7 päevaga maguseisust vabaks. Kõlab ju hästi, eks ole? Nii paljud inimesed tunnevad, et kui seda maguseisu ei oleks, et siis oleks nii lihtne tervislikult toituda. Ja sellele kutsele ma olengi siis vastanud ja koostanud selle kursuse 7 päevaga maguseisust vabaks. Ise ma ei söö magusat enam juba 8 aastat ning nii, number 18, Ene Saare. Ja, väga tore. Pakkuge veel 2 numbrit. Pange julgelt veel 2 numbrit, kellele läheb minu täiesti uus 7 päevaga maguseisust vabaks kursus. Number 9. Number 9 oled sina ise või? Palju õnne. Ja palun veel ühte numbrit, kes on 3. inimene, kes saab... Ja 3. inimene, kes kursuse on võitnud, on Margit Saare. Nii et väga lahe. Palju õnne. 60-minutise konsultatsiooni minuga võitis Merli Kuklas. Ja need 3 inimest, kes saavad 7 päevaga maguseisust vabaks kursused, on siis Margit Saare, Eve Stenman ja Ene Saare. Nii et väga lahe. Tere jälle! Nii et väga vahva, aga mul on teiste jaoks ka põnevaid üllatusi.
sest tõesti kõige suurem kingitus, mis sa endale teha saad, ongi see, et sa teed selle otsuse, et ma hakkan elama köögiviljakat elu, ma hakkan pakkuma oma kehale seda, mida ta tõeliselt vajab. Kui mina 8 aastat tagasi, umbes just sellisel ajal, märtsis-aprillis olin erakordselt väsinud ja otsisin neid lahendusi, siis ma jõudsin elujõuprogrammini ja elujõuprogrammi toitumissoovitused nägid ette selle, et ma peaksin sööma 6–9 klaasitäit köögivilja iga päev. Minule toona üldse köögivili ei meeldinud. Et ma eelistasin süüa liha ja teravilja ja palju magusat. Aga kui ma andsin esimese sõrme nendele köögiviljaroogadele, siis läks terve käsi, sellepärast et juba esimese päeva lõunaks, kui ma olin söönud hommikuks köögiviljakat toitu ja lõunaks köögiviljakat toitu, siis ma tundsin, et minu meeletu suur ärevus, mis takistas mind elus igal sammul, hakkab järele andma. Nii et sellest hetkest peale, sellest esimesest päevast peale, see oli kusagil juuli alguses 8 aastat tagasi, kui ma selle päeva ära tegin, olen ma täiesti pööranud köögivilja usku. Ja tahangi täna rääkida sulle seminaril siis sellest, et miks elada köögiviljakat elu. Et mul on selle 8 aasta jooksul ikka väga palju põhjuseid välja koorunud, mille pärast see on nii erakordselt hea ja vajalik. Nii, üks hetk ma olen sulle valmistanud ka slaidid. Et ma loodan, et neid slaide vaadates ma ise jään ka siin Zoomis nähtavale. No nii. Ja ongi väga hästi siin on ilusti olemas. Ma veel vaatan korraks üle, kas Facebookis üks hetk ma vaatan, kas on mõni kommentaar veel enne, kui nii, praegu on ilusti rahulik, kui me läheme nüüd siia. Mis on siis need põhjused elada köögiviljakat elu? Õnneks järjest rohkem pööratakse tähelepanu sellele, et võiks rohkem köögivilju, et riiklikud soovitused ütlevad, et 3 peotäit päevas. Mõnedes teistes riikides oleks juba eesrindlikumad, seal juba soovitatakse 7 või lausa 9. Nii et saadakse järjest rohkem aru, et see on vajalik. Ja nüüd lähemegi siis selle juurde, et miks see on vajalik. Võtame ette kõige esimese põhjuse. See võib-olla ei tundu kohe niisugune mõistetav, mis see tähendab veresuhkru stabiliseerimine. Aga minu jaoks on see tagantjärele, ma saan aru, üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks hakata sööma suures koguses köögivilja. Loodus on meile ette näinud sellise toidu, kust me saame energiat aega mööda. Mitte niimoodi, et võtame lõnksu midagi magusat ja siis hüppame nagu elektrijänesed ringi. Sest meie energiasüsteem on ette nähtud sellisele kütusele, mis vabaneb aja jooksul mõnusasti, rahulikult. Nii et meil see energia saadakse ka kätte siis sellises tempos, nagu meil teda vaja on, et teda kogu aeg tuleb niimoodi rahumeelselt peale. Me oleme harjunud sööma nii palju selliseid mugavustoite, mis annavad kiirelt energiat ja mis tõmbavad selle veresuhkru pauhti üles ja siis see tuleb niimoodi kolinal alla tagasi. Ning meie kehale see ei meeldi. Kust me saame aru sellest, et meie kehale see ei meeldi? No vaatame laste pealt, et söövad midagi magusat ära ja poole tunni pärast, mis juhtub, on sellised korralikud jonnihood, eks ole. Kõik asjad lähevad närvi, hakkavad asjad lendama, lähevad hääled kõrgeks, tujud meeletuks. Nende puhul on eriti hästi näha. Aga täiskasvanuna iseenda peal ka, täiskasvanul sageli kas tekib väsimus või tujukus. Et see on kohe niisugune organismi hästi kiire märguanne, et palun ära anna mulle niisugust toitu, mis minu veresuhkru kiiresti üles ajab. Et mis siis saab, et vanasti võib-olla see oleks veel mõeldav olnud, kui inimene tegi kogu aeg füüsilist tööd, kui ikka seal põllu peal müttas ja metsas müttas, et siis ta kasutas vähemalt, oleks saanud ära kasutada selle energia, aga toona ei söödud niisugust toitu. Aga praegu meil on niisugused kiired energiaallikad, me sööme nii palju sellist, kas otseselt lihtsuhkruid, mis kohe löövad veresuhkru üles või palju jahutooteid, mis tegelikult löövad veresuhkru üles suhteliselt sama kiirusega, võib-olla natukene aeglasemalt kui lihtsuhkrud. Ja kui me paneme siia juurde veel sellise tubase ja väheliikuva eluviisi,
siis mida meie keha teeb nende suurte energiasutsakatega, mis tulevad, need ajavadki organismi närvi, et meil ei ole balansis see, et mis me saame ja mida me kasutame, mida meil nagu tegelikult vaja on. Ja mis juhtub, kui me sööme niisuguseid kiireid energiaallikaid, et kui veresuhkur läheb ülesse, veresuhkur ei tohi kaua olla kõrge, sellepärast et sellega tekib väga palju terviseprobleeme, et see võib südamele hakata ja muudele organitele ka, et siis organism peab ruttu süstima ühe paraja laadungi insuliini, mis siis surub selle suhkru verest ära rakkudesse. Aga paraku selle insuliiniga on nii, et kui tema keha kogu aeg nõuda seda, siis lõpuks rakud ei taha enam vastu võtta seda suurt kogust suhkrut. Ja võib tekkida selline asi nagu insuliiniresistentsus ja selle tagajärg on see, et toitained ei jõua lihtsalt rakku. Et raku seinad muutuvad tundetuks ja nad ei võta enam vastu seda, mis meil vaja on. Ja sealt tuleb hästi palju seda väsimust. Et me sööme, aga see, mis me sisse sööme, see energia ei jõua meie rakkudesse. Kuna sellised kiired energiaallikad ei ole looduse poolt meile ette nähtud. Kui inimene kunagi leidis mesipuu, siis eks ta muidugi tühjendas selle ära, et varusid koguda, sest vanasti meil ei olnud toiduga varustatuse kindlust, praegu meil on. Meil ei ole vaja niisugust varude kogumist üleüldse, aga see meie varude kogumise mehhanism muidugi töötab, olenemata sellest, kas meil on palju toitu ümber või meil on vähe toitu ümber, et see on inimesse sisse programmeeritud. Nii et tõesti hästi tähtis on süüa niisugust toitu, mis hoiab selle veresuhkru stabiilsena. Köögiviljad on suurepärane viis hoida seda veresuhkrut stabiilsena. Köögiviljad pluss valk, et nii loomne valk kui ka taimne valk. Et need kaks kokku ja sinna juurde veel pisut head lisarasva on suurepärane viis tagada see, et meie keha saab siis energiat kätte niimoodi mõnusasti, rahulikult. Et ei ole selliseid tohutuid Ameerika mägesid, mis kipub olema, et need väsitavad organismi nii ära. Siit algavad väga palju probleemid, et paraku ka insuliin on, eks ole, hästi tugev põletiku tekitaja. Ja põletikku, sellist kroonilist põletikku seostatakse ju kõikide krooniliste haigustega, et sellest me natuke siin tagapool veel korraks räägin, et seetõttu ei ole sugugi mitte hea see, kui me sööme neid kiireid energiaallikaid, et need löövad lihtsalt meie organismis põletikku üles ja neid põletiku tekitajaid on tõesti palju. Et läheme vaikselt järgmise juurde, aga ma korraks küsin, et kas keegi tahab äkki midagi küsida selle esimese slaidi kohta. Tere! Kõik, kes te olete jõudnud siia. Vaatan korraks üle. Et võib-olla teeme nii paari slaidi tagant, et kui teil on küsimusi, et ma näiteks 3. slaidi pealt tulen uuesti, vaatan Facebooki, et kas teil on küsimusi. Läheme praegu edasi. Räägime siis mikrofloorast. Kuidas me toitu seedime? Et ühest küljest on meie keha oma mehhanismid seedimiseks, aga teisest küljest on meil suur abivägi, nii-öelda väline abivägi ja selleks väliseks abiväeks on mikrofloora. Siis kõik need toredad bakterid, kes elavad meie soolastikus ja kes aitavad meil siis toidust energiat toota. Ja see on nii huvitav, et need bakterid, nad suudavad nii palju muuta seda toitu, mida me sisse sööme. Näiteks nad on võimelised ka kiudainetest tootma meile lühikese ahelaga rasvhappeid isegi. Nii et kui sa nüüd selle peale mõtled, et see bakter on võimeline tootma meil kiust rasvhappeid, et kuidas siis see kalorid sisse, kalorid välja režiim saab toimida. Et see on täiesti nagu meelevaldne, kuidas me arvutame kaloraaži ja peame seda väga oluliseks, et tegelikult meie kehas toimuvad protsessid nii omapäraseid radupidi. Ja mida see mikrofloora siis tahab? Need head bakterid, mis tagavad meile hea enesetunde, tagavad meile hea energia, mis
tagavad meile tugeva immuunreaktsiooni. Need bakterid tahavad saada palju kiudaineid. Kui nüüd, ja neid kiudaineid nimetatakse prebiootikumideks. Ja need prebiootikume, kui need hakati uurima, siis alguses oli, ma ei tea, 3 või 4 oli erinevat asja, kust arvati, et saab ainult seda, aga tänaseks päevaks on terve tapeedirullitäie teadus leidnud neid erinevaid toite, kust me saame mikrofloora toetuseks vajalikke prebiootikume ning muidugi köögiviljad on selles loetelus minu arvates number 1. Et neid tuleb sinna kogu aeg juurde ja juurde ja juurde ja bakterid väga armastavad köögivilja. Nii et ja nende bakterite jaoks midagi hästi tähtis on ka see, et seda köögivilja, mis me sööme, et me blenderdaks seda väga ära. Et kui sa teed putrusid ja suppisid, siis neid on parem näiteks tampida nuiaga, suppe näiteks kas või läbi sõela, et kahjustada seda kiudu vähem. Ja et anda ikkagi me peaksime kõike toite mäluma, sellepärast, et meie seedimine algab juba suust peale. Ning selline korralikult läbimälutud toit, see meeldib sellele mikrofloorale kõige rohkem, ta saab sealt kõige rohkem kätte. Nii et tõesti mikrofloora toetamiseks on meil vaja süüa palju erinevaid köögiviljasid, erinevatest kategooriatest, et me sööme nii juuri, sööme varsi, sööme lehti, siis sööme mõningaid vilju, et igalt poolt tuleb meile midagi head. Ja mitte ainult meile head, vaid sellele mikrofloorale ja öeldakse, et see soolastiku mikrofloora, et see on meie teine aju, tema suhtleb väga-väga aktiivselt meie ajuga ja hästi palju sellest, millised on meie tujud, sõltub sellest, milline on meie mikrofloora. Et kui me sööme niisugust lihtsuhkruid palju ja selliseid rafineeritud jahutooteid, siis need pigem panevad vohama sellised kehvad bakterid, ja need kehvad bakterid muidugi väljendavad ennast ka kehva enesetundega, mida rohkem neid soolastikus on, et seda rohkem nad põhjustavad kehva enesetunnet, seda rohkem põhjustavad nad ka kehv tuju. Et sinu kehv tuju ei pruugi üldse olla sinu kehv tuju, vaid see võib olla sinu kahjulike bakterite kehv tuju. Lihtsalt kuna neid on nii palju rohkem, siis nad võtavad võimust. Nii et sina ise jääd sinna tahaplaanile. Sellepärast siis tõesti hästi-hästi oluline on toetada mikrofloorat. Mida ma võin iseenda kohta rääkida on see, et vanasti ma korjasin kõik kõhutõved üles. Ja nüüd, kus ma elan köögiviljakat elu, siis mul on olnud mitu korda selline olukord, kus ma olen kusagil pühade ajal puhkemajas, teistel on kõigil ümberringi. Selline nii-öelda öök tõbi kallal ja minul ei ole mitte midagi viga. Nii et see mikrofloora toetamine kindlasti väga-väga hästi toimib. Ja meie immuunsus töötab selle pealt ja võin öelda ka, et tõesti, et ma olen haruharva haige. Nii et nüüd ei ole, ma ei tea, mis ajast olnud. Et tasub seda mikrofloorat toetada köögiviljadega. Kolmanda punkti juurde ja see on siis mineraalained. Mineraalained on kindlasti minu lemmikteema. Sellepärast, et see oli miski, mis mul tervisliku toitumise valemist täielikult puudu jäi. Et sellel ajal, kui ma tõesti 4 käpukile vajusin ja olin toonaste tervislike toitumise eluviiside musternäidis, siis mineraalained olid need, millega ma ei olnud üldse kursis. Ma ei teadnud, kuivõrd olulised need on meie organismi jaoks. Et kõik protsessid meie kehas siis toetatakse ensüümidega. Ensüümid on sellised aminohappekompleksid, mille kas tootmiseks või aktiveerimiseks on vaja mineraalaineid. Ensüümid on ülitähtsad, nad kiirendavad meie organismis protsesse, tehes murdosaga sekundist ära selle, milleks võiks kuluda tund, päev, aasta ja isegi miljoneid aastaid. Nii et ilma nendeta me kuidagi moodi olla ei saa. Ja me ei saa kuidagi moodi olla ka ilma mineraalaineteta, mis siis neid tööle panevad. Aga miskipärast me püsime elus. Ning me püsime elus tänu sellele, et kui meie kehal ei ole võtta toite mineraalainet, siis ta võtab kasutusse toksilised
mingisuguses aspektis sarnaselt käituvad toksilised metallid või toksilised elemendid. Ning see toksiline töötab 5–50% selle originaalosa võimsusest. Nii et mida rohkem meil on seda toksilist, mida vähem meil on seda, mida meie organism vajab, seda kehvemini me paraku toimima. Et seetõttu minu jaoks nagu tervisliku toitumise number 1 on see, et ammuta iga suutäiega maksimaalselt mineraalaineid. Nüüd kõige paremini omastatavad mineraalainet on meil loomses valgus, sest loomses valgus ei ole antitoitaineid ja seetõttu on sealsed mineraalained hästi imenduvad. Aga me ei saa loomset valku süüa suurtes kogustes. Me ei saa süüa seda niisugustes kogustes, et me saaksime oma päevased mineraalaine varud tagatud. Ning sellest siis järgmine parim alternatiiv on süüa köögivilja. Taimses maailmas on küll niimoodi, kuna taimed ei saa ennast ärajooksmisega kaitsta ärasöömise eest, siis nende sees on teatavad antitoitained, millega nad siis peletavad igasuguseid kahjureid ja liigvara nende süüa tahtjaid. Ning need antitoitained kahjuks need seovad mineraalaineid. Aga köögiviljade puhul meil on lihtsam teha neid häid valikuid. Ja kui me köögiviljad kuumtöötleme, siis paljud nendest antitoitainetest hävivad ja muutuvad mineraalained palju paremini kättesaadavaks. Sellepärast mina soovitangi just süüa peaasjalikult kuumtöödetud köögivilja. Natukene värsket võib ka, värsketest kõige paremini sobivad üldiselt juured, porgand, kaalikas. Kaalikas tegelikult tehniliselt ei ole juur, aga paneme ka sinna juurde. Redised, et nendes on see olukord oluliselt parem. Aga kui sa sööd aeg-ajalt natukene värsket ka, eriti siis, kui see on hooajaline, et siis on olukord ka palju parem. Aga see värskest on keeruline, palju keerulisem saada mineraalaineid kätte, sellepärast, et meie seedimine ei suuda neid kiude ära lõhustada ja mineraalained kipuvad olema kiudutüvilest kinni. Ja et selleks, et me saaksime palju mineraalaineid, oleks hea köögivilja kuumtöödelda, siis lähevad kiud pehmeks ja me suudame ka isegi kehvema seedimisega oluliselt hõlpsamini neid mineraalaineid kätte saada ja neid organismi kasuks pöörata. Ja kui sa sööd palju köögivilja, siis ja selles on palju mineraalaineid, siis sul ei mahugi kõhtu kõike seda, mis sind üldse ei teeni. Et kui mina hakkasin sööma ikka 8 klaasitäit köögivilja iga päev, siis oli ilmselge, et ühtegi jamatoitu minu organismi lihtsalt rohkem enam ei mahu. Ja see on üks lahedamaid asju. Et ongi ja kuna see suur ports köögiviljad annab sulle selle stabiilse veresuhkru, annab sulle stabiilse tuju, sa oled niivõrd palju vastupidavam kõige selle välise stressi suhtes, et tõenäosus, et sa hakkad sööma seda, mis su organismi üldse ei teeni, et see kohe langeb väga-väga oluliselt. Nii et vaatan korraks rühma, kas on äkki, nüüd läks väga kiiresti kusagile. Edasi. Tulen hetkeks. Vaatan, kas teil on küsimusi tekkinud vahepeal. Praegu tundub, et on rahulik. Aga siis läheme tagasi. Ja kuna ma rääkisingi just, et mineraalained, nende rikkus toidus aitab vältida seda, et me toksilise endasse tõmbame. Et kui meie kehal on võtta need toitemineraalid, siis need toksilised ained, need jäävad varudeks panemata. Just toksilised metallid, toksilised elemendid. Ning seetõttu on köögiviljadel väga oluline puhastav toime. Et kui sa saad palju mineraalaineid, siis su keha kõiki neid toksilisi asju, mida ta on aja jooksul kogunud, ta hakkab neid ära andma. Lisaks sellele köögiviljades olevad kiudained puhastavad hästi soolestikku. Soolestikku paljudel inimestel on kõhud kinni, siis see aitab kõike seda toksilist, mis sinna on aja jooksul kogunenud, kenasti välja viia. Et kindlasti mitte organismi puhastamiseks ei aita sellest, kui sa aeg-ajalt jood detox smoothisid ja kasutad muid selliseid
klõnksti sisse võetavaid detox vahendeid, et kõige olulisem puhastamine on ikkagi läbi toidu. Ja kõik muu on siis alles toetav ja teisejärguline. See on üks ka erakordselt tähtis põhjus elada köögiviljakat elu, sest meil on nii palju toksilist selles maailmas. Ja kui sa hakkad rohkem köögivilja sööma ja rohkem kiudaaineid, rohkem mineraalaineid tuleb kehasse, siis esmajärjekorras keha siiski hakkab puhastuma pestitsiididest, igasugustest kemikaalidest ja siis need toksilised metallid, need tulevad natukene nagu hiljem järele. Et kõigepealt läheb siis sellise lihtsamate ainete detox lahti ja siis toksilised metallid, mis paljuski nagu asendavad toite mineraale, millel on täiskohaga töö meie organismis, et need tulevad siis natukene hiljem. Aga igal juhul, nii kui sa hakkad köögiviljakamat elu elama, su keha hakkab puhastuma. Kui keha puhastub, siis eks ole, mõtlemine läheb selgemaks, keskendumisvõime paraneb, tujud paranevad. Et sellel igapäevasel 3 korda päevas toimuval puhastamisprotsessil, milles osalevad köögiviljakad road, on tänasel päeval erakordne tähtsus. Kui ma kunagi kõige selle teemaga tegelema hakkasin, siis üks lööklause, millega ma kokku puutusin, oli detox or die. Et kas puhastu või sure, kõlab päris karmilt, aga selles on paraku väga suur tõde sees. Et meil öeldakse, et meie organism puhastab ennast ise ja ta puhastab ennast ise, aga ta puhastab ennast ise ainult teatavatel tingimustel. Ja selleks tingimuseks ongi see, et me sööme niisugust toitu, mis võimaldab puhastuda. Ja me võtame aega maha, et me puhkame, et organism saaks puhastada. Ja muidugi väga mõistlik on ulatada kehale veel abikäsi. Mina soovitan teha kohviklistiire, soovitan käia hoolega saunas. Et ega ilma asjata saun ei ole meie rahva tervise allikas. Et see on alati hoidnud organismi puhtamana. Üha rohkem tuleb neid uuringuid, kus leitakse, et sauna puhastav toime on niivõrd tähtis. Läänemaailmas mujal hakati sellele rohkem tähele pöörama pärast seda, kui oli meil see hirmus 9/11 katastroof ja kõik siis need päästetöötajad, kellel hakkasid tekkima pärast seda katastroofi kohal töötamist suured terviseprobleemid, leiti, et on kõige hõlpsam lahendada saunateraapia abil. Et eestlasele õnneks saun on omane. Ma julgustan sind käima saunas rohkem, vähemalt 2-3 korda nädalas. Kui sa töötad minuga juukseanalüüsi elujõuprogrammi peal, siis me turgutame organismi oluliselt tugevamalt, siis me kasutame saunateraapiat rohkem. Kui sa elad lihtsalt köögiviljakat elu ja tahad oma tervist toetada, siis 2-3 korda nädalas võiks sauna minna. See on väga oluline. Aga kindlasti hea saun eeldab ka seda, et sa toetad oma organismi veel muudel viisidel, et jood piisavalt head puhast vett ja sööd palju köögivilju. Et siis on kehal palju lihtsam kõikide nende mürkidega toime tulla. Aga vaatame edasi, mis on veel üks põhjus elada köögiviljakat elu. See on kindlasti see juba ka tuleb siit kusagilt mujalt juba läbi, et see on närvisüsteemi rahustamine. Ükspuha, kui palju sa mediteerid, kui palju sa teed vaimset tööd, iseendaga, energiatööd, oma emotsioonidega. Kui su kehas ei ole rahustavaid aluselisi mineraalaineid piisavalt, siis see töö ei anna sulle soovitud tulemust. Et nii see software kui ka hardware peavad toetama, nii et nii riistvara kui ka tarkvara peavad toetama rahustamist. Nii paljud sellised neurotoksilised ühendid kipuvad ladestuma aiu. Näiteks tsingi asendajana, tsink on väga tugevalt rahustav mineraalaine. Tema asendajana kipub meie aiu ladestuma igasuguseid erinevaid, väga ärritavaid, väga tugevaid reaktsioone, igasuguseid väga ebameeldivaid emotsioone ja seisundit põhjustavaid aineid. Näiteks neurotoksilises vormis vaskoksiidi. Vask on hästi ärritav, keerab kõik emotsioonid ülesse, siis on elav hõbe, mis on veel 100 kordi ärritavam kui vask, keerab veel rohkem emotsioone ülesse ja kaadmium. See on jälle väga tugev neurotoksiline ja kantserogeenne aine, et kui need on nüüd aju kõrgemates keskustes tsingi asemel, tsingi puudusel ladestunud, siis on väga raske on ennast vaimsete tehnikatega rahunema panna.
et mingi edu sa kindlasti saavutad, aga selleks, et selline närvisüsteem balanssi saada, see on üks kõige suuremaid töid üleüldse, mis me elujuprogrammil teeme, on see autonoomse närvisüsteemi tasakaalustamine. Aga see on ka samas esimene asi, kus sa tõenäoliselt hakkad köögiviljakat elu elades tulemusi nautima. See ongi see, minul oli esimesel päeval, sõin hommikuks suure portsu köögivilja, sõin lõunaks suure portsu köögivilja ja tundsin, kuidas ja kusjuures ma ei tahtnud neid köögivilju süüa, aga ma mõtlesin, ma proovin ära. Nad ei maitsenud mul igal pool jäid köögiviljad järele. Aga 2 korrast aitas, et meie usk täiesti ümber pöörata. Ning ma olen nii õnnelik selle üle, kuidas see rahutunne soolestikus, kuidas need rahustavad mineraalained, mis ma köögiviljaroogadest saan, kuidas need aitavad kaasa närvisüsteemile. Et see, kuidas minu meeletu ärevus on alla tulnud, et ma mõtlesin, et ma peangi niimoodi elama, aga ei pea. Et sellised keerulised emotsioonid on ikkagi selle näitajad, et midagi on organismis valesti. Minu varud olid täiesti otsas närvisüst, kui närvisüsteem on kogu aeg viimase vindi peal, siis rahustavad mineraalained kahjuks jooksevad uriiniga välja. Need on väga keeruline kasutusse võtta. Aga kui neid on järjest rohkem ja rohkem ja rohkem, siis järjest rohkem ja rohkem jääb pidama ja seda paremaks muutub meie närvisüsteemi olukord. Et tegelikult närvisüsteem juhib ju tegelikult kogu keha. Et kõik käib ju ajus, hüpotaalamus ongi siis nagu närvisüsteemi ja meie hormoonide vaheline selline kullar või messenger, mis me teda nimetame, et ja läbi selle, kuidas toimib meie närvisüsteem, et sellest väljendub kogu meie organismi toimimine. Ja köögiviljakas elu on suurepärane viis hakata seda närvisüsteemi tasakaalustama ja rahustama. Nüüd on põletiku vähendamine. Et sai sellest korraks alguses põgusalt räägitud seoses veresuhkruga. Et põletik on tegelikult meie organismi jaoks vajalik nähtus. Et ta päris nii ei ole, et teda üldse olema ei peaks. Sellepärast, et põletik aitab meil igasuguseid tekkinud haavasid parandada, igasuguseid haigustekitajaid organismis hävitada. Et põletik on absoluutselt hädavajalik. Aga hädavajalik ei ole see krooniline lõputu jadana edasiminev põletik, mille all väga paljud inimesed tänasel päeval kannatavad. Et teatavast piirist, meie organismil ongi, kui tekib põletik, aga siis, kui see põletik teeb oma töö ära, siis keha neutraliseerib selle ära. Aga kui me sööme väga tugevat põletikku tekitavat toitu, ehk siis neid lihtsüsivesikuid ja palju jahutooteid, mis ajavad kiiresti veresuhkru üles, mille pärast keha toodab suuri koguseid insuliini, siis me ajame põletikku sellega üles. Kui me sööme palju taimseid õlisid, siin on mõned erandid, eks ole, nagu oliivõli ja avokaadoõli. Aga need taimsed õlid, taimsed rasvad, mis on nii paljudes valmistoitudes, nendes on hästi palju omega-6 rasvhappeid. Omega-6 rasvhapped on iseenesest organismi jaoks väga vajalikud. Aga kui nemad on nendest taimedest, viljadest ekstraheeritud, siis nad kipuvad väga kiiresti minema rääsuma. Et omega-6 rasvhapped me peaksime kindlasti saama terviktoidu koostises ennekõike, mitte pressitud õlidest või muul viisil ekstraheeritud õlidest. Et seal kipub kogu see mass juba rääsunud olema ja kui me paneme selle rääsunud massi organismis, on nii suur põletiku tekitaja. Et selles mõttes, et hästi tähtis on pöörata sellele tähelepanu, et mul on nii kurb sellepärast, et kogu see loomse rasva maa tegemine ja kõik see kolesterooli müüt ja mis meil on, et tänaseks päevaks isegi täiesti mainekad teadusajakirjad on ju avaldanud seda, kui lugusid sellest, kuidas suhkrutööstus 60-ndatel siis oma lobitööga jõudis sinnamaale, et loomne rasv tehti maha ja üritati näidata, et me peaksime elama rohkem süsivesikutest. Et sellest on tulnud ikka väga tõsised tagasilöögid. Et aga selle kohta infot leiab ja järjest rohkem nagu paljastatakse seda tagamaad seal. Aga kahjuks kõik selle jõudmine nagu peavoolu võtab nii palju aega. 20-30 aastat öeldakse, et on kiire jõudmine.
et sageli läheb 30–50 aastat enne, kui õnnestub teatavad mustrid murda. Et tõepoolest kindlasti, et kui me sööme köögiviljakaid roogasid, siis me vajame sinna juurde häid rasvu, aga siis kindlasti sellised rasvu, mis ei loo meile põletikku, vaid sellised rasvu, mis just vähendavad põletikku. Ja need siis võiksid enamasti olla need rasvad terviktoidu koostises, terviktoiduna. Ja kui me kasutame siis õlisid, siis oliivõli, avokaadoõli ja siis on veel selline asi nagu vähese, tähendab kõrge oleiinhappesisaldusega päevalilleõli, mida müüakse siis peamiselt mahepoodides, aga nüüd ma olen juba näinud isegi Coopis ja Prismas, et proovi Rimis ka, et proovi erinevaid, et mõnedel nendel on rohkem maitset, mõnel on vähem maitset, et kuidas see sulle sobib toidu valmistamisse. Ja vähesel määral siis ka kookosrasva on nagu väga eksootiline, et avokaadoõli on ka, et neid nagu vähem kasutada, et oliiv kasvab meile natukene lähemal aga üldse peamiselt ikkagi oleks parem süüa loomset rasva, sellepärast, et see on see, mille loodus on meil ette näinud. Kui me praeme liha, siis sealt tekib väga kergesti rasvajääk, seda rasva on hõlbus koguda, ta säilib hästi, kuna ta on tahke rasv. Loodusrahvad ju säilitavad ka kergesti riknevaid toitusid niimoodi, et nad panevad selle rasva sisse. Ja see on see rasv, millega meie organism tegelikult opereerib kõige paremini, mida me võiksime julgemalt kasutada. Aga rasva osakaalu tõstmine toidulaual kindlasti eeldab seda, et me sööksime palju köögivilja, mis aitab meie organismi puhastada. Sest kui me lihtsalt niisama raksti hakkame ketogeenset toitu tarbima, meie maks on nii umbes, siis paljudel inimestel tekib selline väga suur energialangus ja nad ei saa hakkama sellega. Aga köögiviljadel on see imeline puhastav toime, põletiku vähendav toime, ning siis me suudame ka muude toitudega palju paremini hakkama saada. Ja põletiku vähendamine tõesti, eriti praegusel ajal, kus see viirus käib ja laastab ja ta laastab ilmselt, on näha kõige rohkem neid inimesi, kellel on tugev krooniline põletik organismis. Ja kroonilise põletiku vähendamisest ma ilmselt peaks tegema veel eraldi koolitusi, et meil on võimalik väga palju selleks ära teha ja kus iganes valdkonnas me saame seda teha, seal tuleks seda teha. Et siis toidus, et vältida kõike magusat, vältida jahutooteid, vältida neid rapsiõli ka kahjuks, sest seal on ka väga palju omega-6, et rapsiõli, tavalist päevalilleõli, neid tüüpilisemaid õlisid, mida meil kasutatakse toidu valmistamisel, et need tuleks kõik täielikult toidulaualt välja jätta. Et sealt saame vähendada ja kindlasti igasugused mugavustoidud, sellised toidud, kus on sees palju lisaaineid, et need tuleks ka kõik välja jätta, et ikkagi süüa tuleks mahedat terviktoitu. See on see, millega meie organism saab hakkama ja kui me sööme sellist võõrast toitu, siis see kipub põletikku tekitama. Et organism ajab põletikku üles selle peale, mis on võõras, millega ta ei oska toime tulla ja mis on teistsugustes vahekordades, kui tema jaoks loomulik oleks. Igasugused toksilised ained, kõik selle vähendamine on väga oluline, selle kohta ma teen ka, on juba tükk aega kavas ja paberi peal koolitused, kuidas oma elukeskkonnast kuidas see ümber korraldada niimoodi, et oleks võimalikult vähe toksilisi aineid, sest need kõik ajavad põletikku üles. Igasugused tehiskiirgused ajavad põletikku üles, et kui sa tahad elada tervelt ja kaua ja hästi ja kõik selle võimsa ja väeka, mis sinus on, välja tuua, siis kroonilise põletiku vähendamine on väga oluline tegevus. Ja köögiviljakas elu on super viis ennast sellel teel toetada. Nii, kaalu langetamine. Tead, mis mina ütlen kaalu langetamise kohta? Ütlen seda, et me ei peaks kunagi seadma omale eraldi eesmärki langetada kaalu. Sest kui me seame selle omale eraldi eesmärgiks, siis me kipume tegema selliseid asju, mis tegelikult meie organismile ei sobi. Et me hakkame vähendama kaloraaži. Ma sulle täna korraks rääkisin mikrofloora all, kuidas kaloraaž, kalorid sisse, kalorid välja tegelikult ei toimi. Viimased 10-15 aastat teadusuuringud näitavad väga edukalt seda, kuidas kalorid sisse, kalorid välja teoorial ei ole mitte mingisugust põhja all. Normaalkaal on suure elujõuga kaasas käiv
nähtus. Kui inimene on elujõuline, ta ei saa olla ei ülekaalus ega alakaalus. Et ta saabki siis olla ainult selles tervislikus kaalus. Kaalu kogunemine on, see näitab, et metabolism on paigast ära. Et hästi palju meile räägitakse sellest, et ülekaal põhjustab tervisehäireid. Ta kindlasti põhjustab sellepärast, et rasvkoes on tsirkulatsioon kehv ja rasvarakud ka surevad ja nad seal surema hakkavad ja need jääke ei saa ilusasti ära puhastada, siis tekib sealt väga palju kroonilist tugevat põletikku organismi juurde. Et see on nagu see koht, kuidas läänemaailm vaatab seda tavaliselt, et miks kehakaal põhjustab terviseprobleeme, aga tegelikult on kuhjuvad kilod juba ilmselge näit sellest, et organism ei toimi enam optimaalselt, et ainevahetus vajab korrigeerimist. Sellega keha annab märku, et ma ei saa seda, mis vaja on, ma ei saa sind varustada energiaga ja ma pean kuskile ära panema selle, millega ma enam toime ei tule. Et liigsete kilode taga hästi palju on ka neid toksilisi aineid, mida kehal ei ole enam kuskile mujal ära panna ja siis et kõige kangemad toksiinid ja 70-80% toksiinidest on sellised, mis ei lahustu vees. Ja kui nad ei lahustu vees, siis neid on hea hoida rasvkoes, rasvarakkude vahel vees. Et see on nagu keha kasutab siis seda rasvkudet laona, sellepärast on tänasel päeval hästi palju kehakaalu probleeme. Ja miks pärast langetamist tuleb kaal uuesti tagasi ja tuleb veel suurema hooga ongi see, et dieedid üldiselt aeglustavad metabolismi veelgi, mis on niigi nii aeglane. Ja mida aeglasem on metabolism, seda rohkem keha tahab varusid omale luua, sest ta arvab, et nüüd on lõpp käes. Et kindlasti et köögiviljakat elu elades hakkab kaal normaliseeruma. Aga kaalu langetamine ei peaks olema meie esmaeesmärk, et see on lihtsalt hüve, mis kaasneb oma keha tasakaalustamise ja taastamisega. Et kui me läheme seda teed, et me hakkame oma organismile pakkuma seda, mida ta tõeliselt vajab ja hakkame vältima seda, mis talle kaikaid kodarasse loobib, siis see kaal läheb iseenesest alla. Et ei ole võimalik olla tohutus vähese elujõus ja ülekaaluline. Et elujõuprogrammi peal meil ei ole selliseid näiteid, et need inimesed, kes teevad tõesti kaasa ja kes toituvad nii, et nende vajadused saavad täidetud, kes puhastavad oma organismi, kes väldivad toksiine nii palju kui võimalik, et nendel kaal läheb normi. Et siin sellega ei ole üldse vaja eraldi tegeleda, et see on lihtsalt niivõrd lihtne ja loomulik. Ja saab minna ka normi alakaal, et minul oli teine äärmus, et ma olin alakaalus. Ja see alakaal on ka ilusti kadunud, sellepärast, et praegu on mu organismil nii palju võtta neid aineid, mida ta vajab ennast üles ehitamiseks ja ta saab ennast väga edukalt üles ehitada. Ja köögiviljaka elu väga lahe hüve on ka see, et ma hakkasin nüüd hiljaaegu alles tegema jõutrenni, ma siiamaani ainult aeroobset teinud. Ma teen jõutrenni ja palju, 2 nädalaga. Mul on nii palju rohkem lihasmassi, et see on lihtsalt hämmastav. Et ainult anna talle õiged ained kätte ja su keha teeb imesid. Ta on loodud imesid toimub olema. Nii, kandidoos. Et kui paljud teist tõstavad käe püsti ja tunnevad, et see teeb liiga. Väga ebamugav, et kandidoosi võib olla igasugustes väljendusvormides. Et võib teda suus olla, võib teda kõrvades olla, eks ole, kratsib. Et sööd ampsu magusat ja hakkab sügelema. Või siis naistel tupes palju tupeseent. Ja igasugustesse kohtadesse tegelikult saab kandidoos tekkida. Nii et mida see kandidoos näitab? Selle näitab seda, et sööme palju niisugust, mis meid üldse ei teeni. Et just need lihtssuhkrud ja jahutooted, need panevad kandida meie soolastikus vohama. Ja üldse organismis kandida on loomulikuna meil olemas, sellepärast, et tal on teatavad rollid organismis. Ta peab siis tulema toime sellega, millega meie organism ei ole ette nähtud toime tulema, et kõik see ebaloomulik toit.
aga Candida tegeleb ka sellega, et ta siis kogub endasse toksilisi metalle. Et teadlased on avastanud, et Candida seene abil võiks keskkonda toksilistest metallidest puhastada. Et ta hakkab kohe neid endasse tõmbama. Aga arvata võib, et inimese organismis käib seda samamoodi. Et kandidoosi ohjamiseks on hästi tähtis see, et meil on veresuhkur stabiilne, et me sööme valdavalt niisugust toitu, mis hoiab seda veresuhkrut stabiilsena, et meil ei ole vaja neid üles-alla kõikumisi, mis panevad kandidoosi vohama. Ja köögiviljakad road aitavad väga hästi siis puhastada meie keha nendest raskemetallidest, mille pärast Candida siis organismi tugevasti paljunema hakkab. Kandidoosi kontrolli alla saamiseks tõesti köögiviljakad road ja pidev puhastumine on number 1. Ja kandidoos on ka selles mõttes, et ta on nagu ka organismi üldseisundi näitaja, et mida nõrgemaks keha jääb, seda rohkem seda seal vohab. Ja lihtsalt erinevate vahenditega seda Candida seent ära hävitada ei ole mõtet, seda tuleb niikuinii kogu aeg tagasi. Et naistel on see väga, väga tuttav, et võtavad selle ühe tabletikese ära ja varsti on ta jälle tagasi. See on seepärast, et kõik need aluspõhjused, et nendega ei ole üldse tegeletud, aga nendega on vaja tegeleda. Ja köögiviljakas elu on super viis. Et see aja jooksul ilusasti saab selle kandidoosi kontrolli alla. Östrogeen. Mis siis on östrogeeni teema? Me sööme üksjagu jälle sellist toitu, mis on östrogeenirikas, piimatooted, ka sellise tööstusliku liha söömine, ka sellised rasvased kalad. Et meil on niivõrd palju östrogeeni toidulaual. Lisaks on veel kõik need nii-öelda xenoöstrogeenid, need võõröstrogeenid, mis tulevad plastikust. Siis igasugused toksilised metallid, mis nagu stimuleerivad östrogeeni tootmist. Näiteks vaskoksiid. Vaske on meie organismil vaja, aga mitte oksiidi vormis, millest nagu juukseanalüüsi tehes on näha, me kubiseme. Östrogeeni tootmist väga palju elavdab ka elavhõbe. Ja östrogeen on see, mis paneb igasuguseid kudesid vohama, nii nagu ta aitab vohama panna selle väikse inimese. Siis täpselt samamoodi aitab ta vohama panna ka vähirakke. Et seetõttu on hästi oluline, et me piiraksime östrogeeni oma toidulaual. Ja köögiviljakas elu on suurepärane viis seda saavutada. Et liigne östrogeen see väljendub ka selles, kui naistel on PMS. Et meil lihtsalt koguneb seda organismi niivõrd palju. Ja teatavas tsüklifaasis on teda kohe eriti palju ja tavaliselt seal faasis kaasneb ka niisugune metabolismi aeglustumine, mistõttu maks ei suuda eriti hästi seda östrogeeni lõhustada ja välja viia ja just see toksiline ära kasutatud östrogeen, mis jääb lagundamata, põhjustab eriti palju probleeme. Nii et jah, selle asemel, et kasutada igasuguseid imevõtteid östrogeeni allasurumiseks organismis, võiks elada hoopis köögiviljakat elu. Sellel on nii palju muid hüvesid ka, kuna see teeb seda alusvundamenti korda. Mis viibki meid siis selle 10. kõige tähtsama põhjuse juurde ja see on elujõu suurendamine. Et minu elujõud on küll täiesti suurest mustast august roninud kõrge mäe otsa tänu sellele, et ma elan köögiviljakat elu. Ma teen muidugi väga paljusid muid asju ka. Aga see toitumine on kõige aluseks ja vähemalt 70% sellest, mis ma mahuliselt söön, moodustab mul köögivili. Ning ma ei kujuta üldse ette, kuidas tänasel päeval saaks teistmoodi. Kui me elaksime puhtas keskkonnas, meil ei oleks tehiskiirgusi, meil ei oleks kõiki neid igasugustest tehismaterjalidest tulenevaid toksiine. Kui me viibiksime suure osa ajast väljas, loomuliku valguse käes,
elaksime ööpäeva rütmiga normaalses kooskõlas, siis võib-olla saaks teistmoodi toituda. Aga ma leian küll, et köögiviljakas elu on tänasel päeval meie tervise ja toitumise alus. Kuidas siis jõuda sinnamaale, et see elu oleks võimalikult köögiviljakas? Mul on selle üks väga tore pakkumine ette valmistatud, aga enne kui me selle juurde läheme, ma korraks vaatan, kas meil on tekkinud küsimusi. Nii. Ja. Aga võtangi praegu need küsimused. Et vaatame korra ühe klõpsu siia veel. Miskipärast ma nagu kõiki kommentaare ei näe. Ja, et Elin siin, et kaal tõuseb sageli just ülemineku eas. Miks see niimoodi on, et just selleks ajaks, selleks vanuseks on toksilisi aineid juba väga palju kuhjunud. Et doktor Christiane Nortrup, kes on minu jaoks nagu naiste tervise number 1 eeskuju maailmas, ta on holistiline gynekoloog, tema räägib, et naiste tervises on nagu 3 suurt ohumärki. Esimene nendest on see, et on PMS. Teine nendest on see, et tekib sünnitusjärgne depressioon. Ja 3. on ülemineku ja vaevused. Et kui sa nagu järjest seda trepi mööda ronid, siis on väga-väga suur tõenäosus, et pärast ülemineku ea jooksul löövad välja juba väga tõsised ja rasked tervisehäired. Et minul PMS tuli nagu esimesest päevast peale, nii kui tsükkel käima läks. Sünnitusjärgse depressiooni ma sain nii laastava ja nüüd ma teen kõik selleks, et see ülemineku iga tuleks võimalikult meeldiv, võimalikult rahulik. Sest et kõik see hormonaalne muutus, mis kaasneb ülemineku eaga, et ka suguhormoonid, nende tootmise peaksid üle võtma siis neerupealised, kui munasarjad enam neid ei tooda. Aga neerupealised on meil ülemineku eaks tavaliselt nii ära kurnatud, et nad ei suuda enam neid hormoone toota, nad ei suuda enam seda homöostaasi organismis hoida. Et neerupealiste taastamine, sellest räägitakse, neerupealiste kurnatusest, sellest räägitakse juba päris palju, eriti alternatiivmeditsiinis, aga minu meelest seda hakkab juba peavoolu ka vähehaaval tulema. Et see on väga tähtis ning neid ei saa taastada võttes hormoone, vaid neid taastatakse toitainete juurde andmisega, puhastumisega, elustiilivõtetega, leebe treeninguga, oma uskumuste positiivseks muutmisega. Et seal on suur töö on teha. Et lihtsalt see ülemineku iga on lihtsalt see kuhjumine, nende toksiinide kuhjumine, kehva toidu tagajärgede kuhjumine, puhkuse, vähesuse kuhjumine, et kõik see lööb siis lõpuks seal välja, sest et see muutus on hästi suur, aga see muutus peaks naise jaoks olema ülimeeldiv ja lihtne. Et menopausi jõudmine peaks olema tõesti nagu uus noorus, kus naine hakkab tõeliselt õitsema, sest et see on see aeg, kus, eks ole, et on juba, lapsed on suured, pesast väljas ja saan elada iseendale. Östrogeen on niisugune hormoon, mis paneb naist väga palju elama panevad teiste huvisid esimesel kohale. Nii et ja kui see sealt ära tuleb, siis naine hakkab endale pühenduma. Ja see võiks tõeline ärkamisaeg olla, tõeline nauding olla. Ja ma soovin, et kõik naised jõuaksid sinna naudingusse. Veel ühe küsimuse, et maavitsalised, väga hea, et võtame sellega ette. Aga võtame autoimmuunhaigused. Mida nüüd tähendab autoimmuunhaigus? Autoimmuunhaigus tähendab seda, et kehas on toksilisuse aste, see on see, kuidas mina oma holistilist vaatenurgast seda näen ja kuidas mulle on õpetatud, et toksilisuse aste on tõusnud nii kõrgele, et aju ja ülejäänud organismi vaheline tagasisidering on katkenud. Ja keha enam ei saa enam aru sellest, mis on võõras, mis on oma, ja ta hakkab kõike hävitama valimatult. Nii et ongi, et see kroonilise põletiku vähendamine, organismi puhastamine, toitmine on autoimmuunsuse puhul erakordselt tähtis.
Kindlasti seal on autoimmuunsuse puhul on üksjagu talumatusi välja arenenud, et tuleks täielikult vältida gluteeni. Et kahjuks ei saa krukkileiba süüa, kui on autoimmuune seisund ja piimatooted ei saa tarbida. Võib-olla mõni inimene suudab väikeses koguses lambapiima, mis on kõige lihtsamini seeditav, aga üldiselt ma soovitan täielikult loobuda sellistes olukordades, sellepärast, et see aitab organismi niivõrd palju taastada. Autoimmuunsuse puhul sõltub seisunditest, et kuna kilpnääre on meie keha jõujaam, kilpnäärvest kindlasti ma pean palju rohkem rääkima hakkama, sest mul on endal ka olnud sellega väga palju probleeme ja ma tean, kuidas toetada seda. Et see on meie keha jõujaam ja keha alustab sageli just kilpnäärmest, et seetõttu kilpnäärme ja toitumisega on tõesti võimalik väga palju edu saavutada. Ene kirjutas väga ilusasti Ene Saare oma lugu, kuivõrd tähtis see on. Ma vaatasin siin just hiljaaegu PubMedi teadusuuringute andmebaasi ka ja leidsin seda, et poolakad on teinud hiljuti väga ilusa ja väga põhjaliku uurimuse sellest, kuidas toitumisega toetada autoimmuunseid kilpnäärme haiguseid, Hashimotot, kuivõrd tähtis on loobuda gluteenist, kuivõrd tähtis on loobuda piimatoodetest. Et on seda suunda juba sinnapoole, nii et, aga terviklahendust on vaja, et teadusuuringutes sageli keskendutakse sellele, et võetakse üks toitaine, anname seda lisandina juurde ja vaatame, mis nüüd toimub, aga ühest asjast ei piisa, eks ole, see on ilmselge, sellepärast, et meie probleemid ei tule ühe aine puudusest, vaid need tulevad paljudest erinevatest faktoritest kokku. Ja me peaksime holistiliselt vaatama kõike seda komplektis. Et seetõttu ühe muutusega on keeruline midagi ära teha. Aga kui tõesti sa lähed köögiviljaka elu peale, su keha hakkab saama õigeid toitaineid, su närvisüsteem hakkab rahunema, su seedetrakt hakkab saama kätte oluliselt rohkem toitaineid, siis kehal tekivad võimalused hakata parandama seda olukorda. Sest meie organismi number 1 eesmärk on kogu aeg tasakaalu saavutada, hoida ja liikuda kogu aeg täiuse suunas. Nii kõik see, kuidas me ennast tunneme, see on lihtsalt keha kohandumine nendele uutele ja väga muutunud oludele. Et ma ei saaks isegi öelda, et on haigused olemas. Ei ole, need on lihtsalt kroonilised haigused, kohandumised meie väga muutunud oludele. Et organismi kohandumine on aeglane ja meil on nii palju neid tegureid praegu mängus, mis on muutunud ja kehad lihtsalt ei saa hakkama sellega. Et me oleme ikkagi ette nähtud selleks loomulikuks, looduslikuks eluks, et loodus on hoolitsenud super hästi selle eest, et meil oleks kõik olemas, mis me vajame. Loodus ei ole ette näinud meile teraapiaid, ei ole näinud meile ette tablette. Ta on ette näinud meile loomuliku terviktoidu. Ta on näinud meile ette selle, et me oleksime õues, liiguksime rahulikus tempos päev läbi. Et me saaksime päikesevalgust, et me käiksime ööpäevarütmidega kaasas, me käiksime aastajarütmidega kaasas, et me puhkaksime, lõõgastuksime, tunneksime ennast hästi, naudiksime seltskonda, looksime suhteid, väljendaksime ennast. Et kõigeks selleks on tingimused loodud, aga meie oma praeguse arenguga oleme nii palju seda tagasi tõmmanud, et minu üks põhilisi sõnumeid ongi see, et kõik see, millega me oma vajadusi täita püüame, et see ei täida lihtsalt enam vajadusi. Ning ja seetõttu me oleme sellises seisundis, nagu me oleme. Et on vaja liikuda tagasi selle loomuliku elu poole. Et nii kui keha saab ennast hakata tasakaalustama, siis ta hakkab kohe ennast ka tervendama ja parandama. Aga lihtsalt mida aeg edasi, seda ebaloomulikumad on need tingimused, seda rohkem meil vaja siis tegeleda sellega, et me saaksime seda tasakaalu taastada. Aga meie keha on nii tark, ta oskab seda teha. Et minu keha on teinud seda ja ma näen, kuidas on klientide kehad seda teevad ja ma teen nii palju edulugusid, kuidas meil ei ole vaja, mina ei tegele ravimisega ega diagnoosimisega. Ma lihtsalt vaatan, millised juukseanalüüsid on andnud suurepärase vahendi selgitada välja, millised on tänapäeva inimese vajadused. Ja kõikidest nendest vajadustest, see on minu meelest tänapäeval A ja O, see on aabits, elujõu käsiraamat. Et ma pikendasin Apollos veel selle soodusmüüki 26. aprillini, nii et 19.90 on see võimalik kätte saada. See on väga infotihe raamat, ei mingit kellasid, vilesid. Tõesti, ostke seda iseendale, ostke seda kingituseks. Siin on tõesti sees kõik see, mis tänasel päeval toimib. Ja ma kirjutan neid raamatuid juurde. Aga nüüd maavitsalised. Et öeldakse, et
need tekitavad põletikku, aga vaatame vereanalüüse, erilist nagu probleemi ei ole. Aga õnneks meil on tänasel päeval võimalik teha väga tundlike põletiku näitajate analüüse, seda kõrgtundlikku CRP-d on võimalik mõõta. Ning selle järgi on selge, et CRP ei tohiks kunagi olla rohkem kui 1. Et kui ta hakkab minema üle 1, siis on kroonilist põletikku organismis liiga palju. Siiamaani arvatud, et kui ta on alla 10, siis on okei, aga suurem osa inimesi, kellel on kroonilised haigused diagnoositud, nendel on kusagil seal 2-3 vahel see näitaja tegelikult. Nii et mina maavitsalisel ja maavitsalisel on erinevus. Ja kõige rängem maavitsaline kahjuks on kartul. Et mitte midagi ei ole teha, aga tema põletikku tekitav jõud on kõige suurem minule teadaolevalt maavitsalistest. Nii et mina ise kartulit üldse ei söö. Ja minu köögiviljakas elu sisaldab igasuguseid muid köögivilju, et kui sa sööd hooajaliselt oma kasvuhoones kasvanud tomatit, paprikat, siis, ja sul ei ole mingit autoimmuunset haigust, siis see on okei. Aga paljud inimesed söövad maavitsalisi nagu põhiköögiviljana iga päev. Ja see kindlasti tänasel päeval ei sobi. Ei sobi kokku selle kroonilise põletiku suurenemisega. Et kellel on võimalik seda CRP-d, kõrgtundlikku CRP-d mõõta, et see võib igal juhul olla 1 olema. Mida madalamad on, seda paremad on väljavaated. Ja maavitsalised paraku kahjuks kipuvad, nende söömine kipub tõstma seda. See sõltub ka organismist, et kui sul on juba mingisugune krooniline haigus ja autoimmuunne haigus on diagnoositud, et siis see tavaliselt võimendab seda, et suurem osa alternatiivmeditsiinist ei pea seda probleemiks, aga mina näen, et ikkagi loobumine annab niivõrd häid tulemusi ja just, et kes sellest kõrgtundlikust CRP-st ja kes seda propageerivad, näiteks Jack Kruse on ja temaga hästi palju räägib sellest, kuidas põletikku vähendada ja kuidas suunata kõik selle põletikku vähendada. Et mina olen väga nõus, et teeme kõik selleks, et vältida põletikku. Et mina ise, mul ema kasvatab superhäid tomateid ja muidugi ma augustis ja septembris söön neid tomateid, kui need kasvuhoonest tulevad, aga ma ei osta tomatit niimoodi, et talvisel ajal ammugi mitte, et ma söön hooajaliselt. Nii, aga kuidas siis nüüd, Apollo e-poest on võimalik saada. Sojaga on ka nii, et mina ei soovita soja. Et ainukeses vormis soja, et kindlasti peab olema mahe. See on asi, mida mitte mingil juhul tavatootmisest mitte kunagi tarbida. Et sojakastet, kui ta on kääritatud ja tal ei ole nisu lisandit juures, et sellist mahetoodete poodidest on võimalik leida. Et siis seda aeg-ajalt toidule lisada on täiesti normaalne. Ka misopastat niimoodi supi leeme sisse, siis kui ta juba natukene jahtunud on, segada võib ka, aga see peab olema ka tingimata mahetootmisest ja jälgida, et seal ei oleks nisu sees. Nii et aga ma räägin sulle natuke nüüd sellest, et kuidas siis seda köögiviljakat elu elada. Ma olen tänasele seminari kuulajatele, vaatajatele, siis panen välja üllatuse, et räägin oma köögiviljaka elukursustest. Et need on tõesti superkursused. Mina 8 aastat tagasi, kui keegi oleks mulle niisugust kursust pakkunud, ma oleks täiesti sillas olnud. Aga toona oli väga raske üldse leida mingisuguseid selliseid köögiviljaroogasid, mis ei kubiseks teraviljast, mis ei kubiseks kaunviljast ja mille põhialuseks ei oleks maavitsalised. Nii et mina olen kokku pannud väga-väga lahedad 3 kursust. On köögiviljaka elu algkursus. Ja kui sa vaatasid minu eilset söögi tegemist, siis sa said juba päris hea ettekujutuse sellest, milline on minu köögiviljaka elu algkursus. Mina ei mõtle retseptides, vaid ma mõtlen köögiviljade valmistamise puhul nende valmistamise viisidest. Ning köögiviljaka elu algkursusel ma pakungi sulle välja siis kõik need erinevad võimalused. Ma olen 11 viisi leidnud, kuidas valmistada köögiviljaroogasid. Ma võtan selle kursuse siia korra sulle ette ka, jagan sulle. Ja iga selle valmistamisviisi juures ma siis, nii nagu ma eile näitasin, ma teen ühe toidu. Ma räägin sinna juurde juttu tervisest,
tervislikust toitumisest, nii nagu ma eilegi tegin. Ma panen sinna juurde retseptid ja kõik need ideed siis, et mida siis sellise valmistamisviisiga võimalikult maitsvalt saab. Ning iga valmistamisviisi puhul on alati ka oluline see, et me ei teeks liiga, et teatavate valmistamisviisidega tekivad organismile kahjulikud ained ja kuidas neid minimeerida. Et ma siis õpetan seda, kuidas nüüd valmistada köögiviljaroogasid selliselt, et sa saaksid sealt kätte maksimaalse hüve. Et sa saaksid kätte maksimaalselt toitaineid ja et need road oleksid ka võimalikult maitsvad. Ning sellel algkursusel siis ma räägingi kõigepealt ka sellest, miks üldse köögiviljad head on. Sina täna juba tead super hästi, miks köögiviljad head on. Ja siis pakungi kõiki neid erinevaid võimalusi. Et näiteks, et ma räägin röstimisest, putrude valmistamisest, eks ole, ka kõiges seal, et röstides, et me neid kahjulikke aineid ei looks, mis kipuvad röstidest olema. Putrude puhul ka, et kuidas siis teha nii, et võimalikult säästvalt. Kiirkeitjast, nagu eile sa nägid, siis juba ühe demo ära. Püreesupid, aurutamine, siis need biolauasalatid. Mul on sellised libakartulisalatid ja muud sellised põnevad salatid välja mõeldud sinu jaoks. Siis toorsalatitest, kuidas teha neid niimoodi, et neist ikka kasu ka saaks. Igasugused põnevad mõtteid, kuidas teha suppe, pajaroogasid, kuidas vokkida võimalikult säästvalt. Ja siis lõpetuseks see, kuidas kasutada krokkpotti. See on üks väga-väga tore abiline köögis, mis minul oli kasutusel siis, kui ma olin surmväsinud. Ma lihtsalt loopisin köögiviljad sinna sisse, vajutasin nuppu. Ma isegi ei koorinud, lihtsalt pesin puhtaks ja läks. Sibulat võtsin koorad maha. Ja kõik läks niimoodi ja ma ise ei pidanud hoolitsema selle eest, et midagi seal põhja ei kõrbe või ma ei tea, mida temaga tegema peaks. Et seda kõike õpetan sulle siin. Ja see kursusel on veel nii palju põnevaid boonuseid, kus ma räägin sulle mahetoidust, räägin sulle sellest, kuidas tavatootmisest köögivilju puhastada, kuidas saada sealt kätte pestitsiide, et ka kui sul on ainult tavatoodangu võtta, et saaksid sealt maksimaalselt hüve ja minimaalselt seda, mis seal kahjulikku on. Siis õpetan seda ka, kuidas pakkuda lastele köögivilju. Mina oma kogemusest näen, et seda on väga võimalik teha. On üsna lihtne tegelikult saada lapsed köögiviljaroogasid sööma. Siis kuidas valmistada kondipuljongit? Kondipuljong on hästi oluline selleks, et meie seedetrakt püsiks korras, et kõik see, kui teda on lõhutud igasuguste tehisainetega, kui teda on lõhkunud protein, et kuidas seda taastada, kondipuljong on super viis. Ja siis ka sellest, et millised abivahendeid võiks köögis olla. Et see on niisugune tõesti baaskursus, mis juhatab sind köögiviljaka eluteele. Ja tõesti hästi palju on sellist tervisliku toitumise ja tervise nõu seal juures, et andsin endast maksimaalse. See on tõesti väga põhjalik ja mahukas algkursus. Et täna on võimalik siis soetada, muidu ta on mul 127 €. See on juba kõik valmis lindistatud, sa saad seda kõike niimoodi omal soovil siin jälgida. Ka täna on võimalik saada sellest 30 € alla. Aga enne kui ma sulle koodi annan, siis ma tutvustan sulle veel, et see on üks variant on see, et sa võtad selle baaskursuse, aga kui sa tahad rohkemat, siis mis on võimalik veel. Ma olen teinud juurde veel 2 väga lahedat kursust. Et üks nendest on siis magusakursus, kuidas teha köögiviljakaid magusroogasid. Mina magustan oma toidud köögiviljadega. Ja näiteks sulle siit ühe demo. Siin on näiteks, kuidas kasutada köögiviljasid magustajana, jahuga ja jahuta pannkoogid, jahuga ja jahuta muffinid, koobimaa vormid, vahvlid, igasugused vahud ja tarretised, jäätised, köögiviljakad, trühvlid, köögiviljakad ja siis kõige krooniks on köögiviljakate tortide minikursus. Nii et, aga ma paneks sulle siit jooksma ühe video ka korraks natukene hakatuseks, et palun nüüd korraks ise vaikselt. Täna paneme mõlemad need mõnusad magustajad käiku. Ja teeme vanu häid karjaküpsiseid, aga
täiesti uues puues. Kaeraküpsised koos maguskartuli ja parstinaagiga on suurepärane viis saada lapsi köögivilja sööma. Võib-olla sa küll tead, et ma olen rääkinud, et lapsed ei peaks sööma teravilja kuni 3. ja võib-olla isegi parimatel puhul kuni 8. eluaastani, sest nad on väga kiired oksideerijad ning teravili kipub nagu vinti veel juurde keerama. Need magusad siin ka. Aga kuidas siis neid nagu võõrutada sellest totaalmagusast ja viia neid natukene sinna tervislikuma elu poole? Üks viis ongi teha kaeraküpsiseid, mida lapsed armastavad. Panin sulle jah sellise näite, et siin ongi, et magustoidud, et ma olen küll need välja töötanud, aga ma arvan, et neid ei peaks võib-olla igapäevaselt sööma, et võib-olla jätta nädalavahetuseks, aga hakatuseks ja tõesti, kui te olete harjunud kogu aeg magustoitasid sööma, et siis siin oleks suurepärane üleminek. Et tõepoolest on võimalik väga mitmekesiseid magustoite valmistada lihtsalt köögiviljade abiga. Ja need hoiavad veresuhkrut palju stabiilsemana, need annavad palju mineraalaineid, need toetavad soolestiku mikrofloorat, nii et see on imeline. Nii et mul ongi sulle ka pakkuda, et ühest küljest baaskursusega, kui sa soovid enamat, siis sa saad baaskursuse pluss köögiviljaka elu meistriklassid, millest üks on siis magustoitude kursus ja teine on soolaste toitude kursus. Et selle soolaste toitude kursusel ma siis õpetan, kuidas teha niisuguseid köögiviljaroogasid, mida sa saaksid siis pakkuda külalistele. Et siin on ka igasuguseid põnevaid asju, ma räägin grillimisest. Grillimisega seotud jälle nagu palju ohtusid, et kuidas siis grillida köögivilju nii, et see oleks võimalikult turvaliselt tehtud ja millised köögiviljad sobivad grillimiseks, millised mitte. Pitsa, kuidas teha jahuvaba pitsat, kuidas teha köögiviljakat pitsat. Et siin on mul ka igasuguseid põnevaid ideid. Siis pastat köögiviljakat, kuidas valmistada, kuidas teha valetomati kastet, et ei peaks sööma neid maavitsalisi sisse. Sushit, köögiviljakat, arseeni täis riisi asemel, mida sinna panna. Tempurat, kuidas teha köögiviljakat ja teha nii, et ei ole vaja kasutada nisu sinna ümber taine sisse. Kuidas teha karrit köögiviljakat, kuidas valmistada karaskit, eestlase lemmikut nii, et see on köögiviljakas. Ja kõige tipuks on siis köögiviljakad lasanjad. Nii et ma väga-väga soojalt soovitan sul siis seda kolmikpaketti,